kus pole ilus hommik. Istud järve kaldal, Lasa järve kaldal, rüüpad kohvi ja rohkem polegi midagi vaja. Aga me vaatame, kuidas ma magasin. Tja. Üldiselt kui ma veebin kuskil väljas, looduses, siis on mul magamiseks selline süsteem. Ehk siis koosneb see tarbist, hämmakist, undergiltist ja magamiskotist. Ja laevalgusti on ka. Siin on mõnus, heidad pikali, vaikselt loksud, õõtsud ja tuleb uni peale. Ja hommikul ärkad ja on vaade selline järve peal, näiteks siinkohal. Selle ülespanemine võtab kuskil 15 minutit. Sõltuvalt sellest, sõltuvalt oskustest siis või kogemustest, sõltuvalt vilumusest siis. Seda, kuidas seda üles panna, seda ma praegu näidata ei saa. Aga ma võin selle lahti võtta. Ongi neljas kotis. Magamiskott, hämmak, undergilt, tarp. Nii. Teen kiire ülevaatega sellest oma pagasi setupist siis. Põhimõtteliselt, kui ma siit ülevalt pihta, siis siin on mul niisugune paagikott, milles on siis siuksed elektroonika ja mingi siuke tavaar, mida mul on vaja kiiresti kätte saada. Siin on mul magamiskott, koormakummidega kinni. Siis selles tailbagis siis siin alumine sektsioon on igasugused toidukraam ja siuke värk. Ja ülemises sektsioonis on siis lisariided ja sellised asjad. Nüüd need on ägedad asjad, need on siis Briti armee mootorrattakotid siis. Londonis tellisin. Et siin on siis mul magamisvarustus ehk siis hämmak ja tarp ja muusikavärk. Ja see on siis sumbuti pool. Ja teisel pool on siis siuke tööriistakott, kus on mul siis tööriistarull ja ma ei tea, Liisa käiguvahetus, hoob ja siduriheebel ja kõik, mis on vaja siis ratta parandamiseks. Et see on siinpool sellepärast, et see on siuke raskem kott ja ma ei taha teda sumbuti poole panna, mis on nagunii
ka siukene raske rauakolakas. Aga nendest kottidest ja kogu sellest kraamist, mida ma kaasa vean, sellest võin ma kunagi teha eraldi video, kui teil soovi on. Vot, nagu praegu niimoodi põgus ülevaade. Okei, jälle teele. Jätkub meie tetiseiklus. Siit mäest üles. Okei. Kuidas ma siit üles saan? Esimene siuke liivane mäkke tõus. Proovime siis. Kohe siuke katsumus. See läks napilt. Aga üles sain. Selle mäkke tõusu pärast on mul ikka võrgus kuiv alles. Natuke muda. Ei ole muda. Läbi saame. Vihmaga siin olla ei tahaks. See on märjaga. Näis, kuidas see siit. See on küll üle annega. Lustlikud kurviks siin lahtise kruudaga. Nüüd peaks piiriala olema. Eesti-Läti piir jooksma minu paremal käel. Äkki. Ahah, hea piiripost. Siit me küll üles ei lähe. Aga õnneks on siit mõeldud, et läheb ringtee ka. Ehk see on natuke laugem. Fucking crazy.
vaatan seda ringteed. See on ametlik teti osa, see ringtee ka. Kõigil ei ole sellised rattad, mille sellest mäest üles saab. Oh, fuck. Sealt ma üksi, ma ei taha üles minna sealt praegu. See on enam-vähem sama kõrge kui see mägi, millest see ringtee tuli. No natuke leebem ja pole mitte nii liivane, aga siiski päris järsk ja liivane. Ma ei ole üks mäkketõusu teinud varem. Ja ma ei tea täpselt, mida ma teen. Et oleks ma kellegagi koos, kes saab mind juhendada või aitab ratta püsti, siis ma seda prooviksin ja järgmine kord teaksin, aga praegu üksi siin. No, kui ratas mäe peal, kaldpinna peal ümber vahub, siis on seda nagu nii igavne jamps püsti saada. Ja sealt liikuma uuesti saada, sellest mäe kalde peal olles, see on ja ma pigem jätan selle praegu vahele ja tulen siia kunagi vaadavasti kellegagi ka koos, kes siis saaks natuke juhendada mind ja vajadusel aidata ratast püsti jääda ja nii edasi, kui on vajadus tekib. Vot, aga otsime mingi ringtee ja katsume tetile tagasi jõuda. Äge. Saab ikka pidurit pressida. Ja kui ma nüüd olen. Ilus järv minu vasakul. Metsad jälle vahel. Sitt on ikka äge. Nii, mis nüüd? Mäkketõus või? Jep, no mis mägi see ka on?
pehme pinnas on, aga päris avarad põllud siin. Äge. Valga külje all olen praegu. Ma hakkan jõudma varsti Southwest Beti lõppu. Ma olen selle päris punktist punktini läbi sõitnud, mitte nüüd küll nende päevade jooksul, aga ja 400 meetri pärast jõuangi ma selle Beti lõppu. Okei. Siin suurustähistan siis vorsti ja leiva söömisega oma TET Southeasti läbimist, jah. Southwesti, jah. Süües tuleb ikka mõistus pähe. Aga palju õnne mulle. Loodus kaunis kohas. Sooru uhkeala. Hell Angelid oli just pidu taga. Päris pull. Aga vaadake seda.